2, 3, 4. Oh. Tere, kallis ilus hing. Ma olen otsapidi jõudnud siia Dominikaani Vabariiki nüüd ja näitan teile, kuidas siis siuke rutiinne päev välja näeb siin minu jaoks paradiisis. Et ma alustan hommiku võimlemisega, mida ma olen teinud juba, kes teab, 3 aastat vist, põhimõtteliselt iga päev. Ja siis ma lähen surfama. Selles ma olen veel väga koba, aga ma proovin saada paremaks. Ja näitan teile seda vaadet siin. Nii, rõdu pealt avaneb siuke vaade siis. Keegi jalutab seal kutsaga all. Keegi riisub asfaldit, igaühel oma haslid. Siin on minu toakene siis ja ma hakkan võimlema täpselt selle sama kokku vallitud teki peal. Ja siin on siuke ilus altarikene, et meelde tuletada ikkagi igapäevaselt, et elu on palju enamat kui lihtsalt raha ja naiste tagaajamine. Tere tulemast võimlemise ringi! Alustame soiendusliigutustega! Open your heart, may we be like the water, let go of the fear, flow with the river, there is only love. Võimlemine on nüüd otsakorral jõudnud, päris hea. Siuke keskmes on olla juba, aga ma teen siia otsa veel 1 tuuri Wim Hofi hingamist, et päev ikka niimoodi alustada on. Ninakaudu sisse, kõhtu, kopsu, suukaudu välja ja tee kodus ka seda. Oli hea asi. Vägev asi, no. Täiesti crazy. Sa saad lihtsalt hingamisega. Siukse asjaga sa saad 2-3 minutiga enda vaimse seisundi viia täiesti teise tasandile. Kui crazy see on ja miks seda meile koolis ei õpetata. See hommiku võimlemine läheb nüüd sujuvalt üle make-up tutorialiks, nii et naiskad, võtke õppust. Meil on siin üks ilus toode Botanical Sunscreen ja me määrime selle endale näkku siukse paksu kihina ja muud kunsti siin ei ole. Ja nüüd ongi see koht tegelikult, kus peaks tegema Instagrami pildi ja panema sinna #nomakeup. Ja nüüd oleme selle make-up tutorialiga jõudnud lõppu. Soovin tänada Botanical Sunscreeni, et nad on pannud sellele potsikule nii kõrge hinna, et ma vaevu raatsin seda osta. Ja kohtume juba õues. Ciao. Kus see nupp on? Ma ei saa aru, kus kõik asjad kaovad ära. Huvitav on see, et mingi aeg sa unistad siuksest elust. Unistad, et saad elada sellises kohas ja nautida surfamist, palmipuusi, head toitu. Ja siis üks hetk see jõuab kohale ja siis sa oled lihtsalt, et what the fuck is going on. See on suht crazy, ma mäletan, mul oli
põhimõtteliselt 4 või 5 aastat tagasi oli siuke unistus. Ma tahtsin pokkeriga teenida $10,000 ja siis kolida Taisse koos ühe sõbraga. Aga kahjuks elu tegi oma keerdkäigud. Tollel hetkel veel nii hästi mängida ei osanud. Ja jäi see plaan katki. Aga nüüd 2021 sai see teoks ja no ebareaalne, ma ütlen. Ma peaksin praegult Eestis istuma Covidi restrictionsitega oma toas või siis ma saan olla siukses kohas. Nii et elus tasub ohverdusi tuua. Tasub vaeva näha, et enda unistused teoks teha. Ja nii ongi. Nagu kuulsad Tiit ja Teet ütlesid, siis olge mõnusad ja ongi kõik. Ja siin ta on. Ma ei oskagi kirjeldada seda. See on jumalate poolt loodud masin. Ja ma arvan, et meil on tärkamas üks armastus selle masinaga ja minuga. Tema veel ei tea seda, aga mina tean. Nii, ma teen mõned kaadrid temast ja me saame koos ka äkki pildile. Nii, kus ta on? Eto Tauro. Look. Tauro Benji. 200 kuubikut ja osarask, kus see asi ribib alles. Erkroosad plingisin selle amordi peal, no mida pekki, sa ei ole nii ilusat masinat näinud, tunnista endale. Opali, Tauro Benji. Davai, ega midagi, ma panen selle pilli huugama ja siis kohtume rannas järgmisena. Tšau. Tauro Benji on toon mind siis siia randa nüüd ja nagu näha, siis mul pole väga ainulaadne vend selle masinaga siin. See on vist kõige popim masin siin Dominikaanil. Ma arvan, et sa ei ole üldse mingi vend, kui sul pole seda Tauro Benjit kodus. Need rollovennad võivad lihtsalt leeki tõmmata. Ja davai, liigume ranna poole. Huvitav on see, et sa ei või nagu relvaga tulla, aga mingid vennad käivad lihtsalt pumbaga ringi siin vahepeal. Siuke place ongi siis. No on erinevad mingid surfiputkakesed ja ma lähen kõnnin sinna taha poole, saan enda laua ja siis loodan, et täna saab surfama ka minna. Ala. Tundub, et surfiga on suht kellad täna, ei näe väga palju inimesi vees. Aga ma lähen proovin ikkagi. Nii, elu käib siin. Mehed valmistuvad minema vette. Mina valmistun minema pesumasinasse, sest ma olen üsna algaja alles. Kas see vana valmistub vette või grillile minemaks? Mis te petite? Nii, siit ma saan endale laua valida ja siis saab vette minna juba. Hashtag haircut goals. Nii, ma arvan, ma olin umbes 2 tundi vees ja ma sain rämedalt tuupi lihtsalt. Aga mul on hea meel, sest ma hakkasin täna väiksema lauaga sõitma ja siis ma sain vist kokku 3 lainet selle 2 tunni jooksul. Äkki umbes 2 kuu pärast, kui ma siit minema hakkan, siis ma juba oskan mingil määral surfata, nii et korralik workout on see. Ma käin pesus ära siin samas kompleksis ja siis lähen hommikusööki sööma, millest ma teile pildi ka teen ja väga mõnus. Senikaua, kui ma sööki ootan, siis ma räägiks veidikene elust ja olust.
tuli paar päeva tagasi mingit informatsiooni peale. Ja siis üks infokilluke oli siis selline, et miks me mängime kellegi teise mängu, kui me saame luua iseenda mängud. Ja mida ma selle all mõtlen on see, et me võtame nii loomulikult neid ühiskonna poolt seatud norme, et me unustame ära, et need on ka kellegi teise poolt loodud. 19-aastaselt. See oli esimene kord, kus ma ise hakkasin mõtlema, et nagu what the fuck, et mida ma tegelikult üldse tahan elus. Ennem seda ma olin lihtsalt käinud kellegi teise rada. Ma olin teinud kõike seda, mis mulle oli õpetatud ja mõnes mõttes, mis minult oodati. Mul ei olnud isegi seda mõtet, et unistada sellest, et nagu what the fuck, ma võin enda rada ise käia. Ma ei pea kellegi teise reeglite ja standardite järgi tegutsema. Muidugi on mingid asjad, millest me peame kinni pidama. Näiteks sa pead ikkagi õigussüsteemi austama, muidu sul võivad pahandused tulla. Aga ma soovitan sul mõtestada läbi see, et kui sa järgid kõiki neid ühiskonna norme, siis mis on kõige suurem auhind, mida sa sealt saada võid. Ja minu arust see kõige suurem auhind on see, et sa teed mingit kontoritööd ja võib-olla lõpuks teenid umbes 2000 eurot kuus, kui sa oled mingi keskastme juht või tegeled mingi IT-asjadega. Aga see on terve sinu elu. Kas sa soovid seda tegelikult? Mina näiteks ei sooviks. Ja nii et ärme ela kellegi teise reeglite järgi. Ära kuula enda vanemaid, ära kuula enda sõpru, ära kuula isegi mind. Mõtle, mida sina tahad elus. Ja siis hakka tegutsema selle poole. Alguses on raske kindlasti, kuna meie vanad harjumused on nii tugevad ja sa saad nii palju survet ühiskonnalt mitte kõndida enda rada, et sa tahad alla anda. Aga ma julgustan sind liikuma edasi ja lihtsalt tegema neid asju, mida sina tegelikult soovid. Irooniana ma nüüd räägin sulle seda, et kuula mind. Ja, aga elu on täis paradokse ja irooniaid. Ja tahaks söögi kätte saada. Mul oli eile paastupäev ja siis põhimõtteliselt nüüd ma olen umbes 24, võib-olla isegi 25 tundi ilma söögita olnud. Ja ma käisin just surfamas mingi 2 tundi ja mul on kõht on täiega tühine. Aga ma ootan seda avokaado võiku koos scrambled eggsiga. Nii et. Kihvade vahel pole midagi, vist mitte. Igatahes mul on paak nüüd väga täis ja ma lähen maksan arve ära ja siis ma hakkan pokkerit mängima. Davai, lükkame rubilniku sisse ja tööpäev hakkab pihta. Pokkerit reklaamitakse küsimust glamuurset mängu, kus me istuvad sigarid ja loksutavad isi kaasa. Tegelikult me oleme vist Karili mõnikuid, kes valivad selle ekraani tundide kokku ja ootavad õiget hetke. Aga pikka juttu pole. Mul sai pela tehtud ja nüüd ma lähen jõuksi. Oleme jõudnud siis lõpuks jõuksi juurde. On kohalik jõusaal nimega Love Fitness. Kui ma eestad korda läksin, ma mõtlesin äkki see on happy endinguga jõuks, aga kahjuks pidin pettuma. Aga sellegi poolest süke, no ütleme nii, et mitte kõige moodsam, aga saab enda asjad tehtud. Teie lemmik fitness YouTuber Jarmo on siis õpetamas teile täna bicepsit tegema. Ja trikk seisneb selles, et sa võtad umbes 10 kilo kergemad hantlit, kui sa arvad, et sa tegelikult jõuad. Ja siis sa tõstad seda niimoodi, on ju, mitte nii. Ja siis, kui sa üles tõstad ongi, siis sa pigistad enda bicepsit. Vaatame, kas see tuleb välja ka.
Fucking hell. Jaa. Ma veits valetasin. Tuleb võtta umbes 15 kilo kergemad antid, kui sa tegelikult arvad, et sa jõuad. Siis äkki tuleb ilusti välja. Aga jah, põhimõtteliselt mu trenn on enam-vähem tehtud. Nüüd peale trenni ma teen kerge foodi ja siis veel 2 tundi pokkerit ja siis on päev õhtul. See on mu õhtune date. Siuke kalapurks toodi mulle just ja ma ei tea, kuidas teil on, aga ma hakkan seda kohe sisse väntsutama endale. Ja siis siin kõrval on siuksed mingid huvitavad friikad. Ma ei tea, see ei ole kartul, aga ta on mingi juko. Nagu jukkane, aga juko. 1, 2, 3, 4. Olen enda päevaga nüüd õhtusse jõudnud. Teen peal seda veel natukene tööd, aga selle videoteemaga on tänaseks kõik. Ja ma tahtsin lõpetuseks öelda, et thanks, et sa selle lõpuni vaatasid. Ja kui see sulle meeldis, siis palun share'i seda, sest mul on hetkel ainult YouTube'i kanal ja ma ei saa kuskil Facebookis või Instagramis enda marketingi teha. Nii. Kui sa arvad, et see on lahe informatsioon, siis share'i seda. Peamised õpetused siit. Käi enda rada. Kahtle teiste õpetustes, kahtle ühiskonna normides. Tee seda, mida sa ise ihkad. Ja lõpuks see kannab vilja. Olge mõnusad ja ongi kõik. Tšauki, tšau.